Alates 2007. aastast on praegune Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak juhtinud organisatsiooni segamatult ja raudse haardega. Ühe 4-aastase ametiaja täitumisele järgnes teine ning ega kedagi teist sellele kohale rohkem ei pretendeerinudki. Eelmise aasta lõpus otsustas 7 korda Eesti parimaks jalgpalluriks valitud Ragnar Klavan teha miskit, mis siinses jalgpallis oli muutunud juba võõraks. Varem punkti 24 aastat kestnud sõidule ehk oma profijalgpalluri karjäärile. Ja ma teatan, et ma kandideerin Eesti Jalgpalliliidu presidendiks järgmistel valimistel. Aivar Pohlak on Eesti vutis funktsionäärina kaasa rääkinud 90ndate algusest saadik. Nii endise klubijuhina riigi edukaimas tiimis FC Floras kui alaliidu võimuladvikusse kuuludes. Mehel on võimust 10 küünega kinni hoidva presidendi maine, keda on süüdistatud näiteks hämara sisuga rahatehingutes ja suutmatuses võtta agressorriikide teemal selgeid seisukohti. Tegelikult tähendab siis see seda, et teatud huvigrupid kontrollivad väga täpselt, mis mängijate ja personaliturul toimub ja iga liigutuse fikseerivad. FC Florast tahaks tulla noor mängija meile ja meie tahaksime selle mängija vastu võtta ja näiteks selle mängija perekond tahaks Nõmme Unitediga liituda, siis FC Flora saaks öelda, et meil on parem plaan ja see mängija ei liitu teiega. Teisalt ei saa mööda vaadata mõjukate sidemete ja hea suhtlus ning esinemisoskusega Pohlaku pikaaegsest juhtimiskogemusest, mistõttu mõistab ta alaliidu toimimist detailideni. Organisatsiooni juhtimise vallas pigem roheline Klavan on jällegi laitmatu mainega endine tippjalgpallur, kelle 10. detsembri uudis oli paljude alaliidu liikmete jaoks sõõm värsket õhku. Me toetasime Ragnari esimest avaldust, et me toetasime diskussiooni, ma arvan, et see on nüüd saavutatud ja ma arvan, et nüüd mõlemad kandidaat peavad siis pingutama selle nimel, et saada selle teise hääle kätte. Et võtame asja väga pragmaatiliselt, anname ühele poole võimaluse, teise poole võimalusele. Oma olemuselt mina toetan alati muudatust, see on positiivne. Pohlak järgis kuni lõpuni välja joont, et avalikkuse eest ta suurt ei figureeri. Hoidub debattides Klavaniga ning valimisprogrammi tutvustab vaid asjakohastele alaliidu liikmetele. Klavan valis teise taktika ja mis tal uus tulijana üle jäigi, käies tutvustamas nii avalikkusele, vuti kogukonnale ja jalkaliidu liikmetele oma visiooni, persooni ja nimekat meeskonda. Tulemused oli järgnevad. Ragnar Klavan 34 häält. Aivar Pohlak 68 häält. Selline ta siis sai. 68-34 ja need hääled andsid täna Eesti Jalgpalliliidu üldkogul osalenud 102 liiget. Kuna algupäraselt on seal 106, siis mõningad on likvideerimisel ja seal minu teada ka üks on oma tegevuses täiesti nulli peal. 102, see tähendab seda, et jalgpallikogukond, kellel on hääleõigus, on rääkinud. Äsja hetk tagasi lõppesid pressikonverentsid nii Aivar Pohlaku kui Ragnar Klavani jaoks. Peab tunnistama, et Ragnar Klavan oli justkui nagu väliselt positiivne ja ütles, et see pool aastat, mil ta sai presidendiks kandideerida, oli üsna raju sõit ja kogemuse mõttes kohe kindlasti see mööda külge maha ei jooksnud ja ta lubab, et Eesti jalgpallielu edendamisse jätkab ta panustamist. Aivar Pohlak, mis seal salata? Ühtepidi oli rõõmus, teisalt oli näha temas ka frustratsiooni, et see Ragnar Klavani kampaania, ta vihjes, et see ei olnud Ragnari enda süü, et seal tagataustal mingid jõud tõmbasid niite, et see lõhestas Eesti jalgpalli kogukonda. Ja kui minu üks kolleegidest teisest meediamajast küsis, et mis need järgnevad 4 aastat võiksid olla Eesti jalgpalli jaoks, siis kohe esimese asjana ütles uuesti ametisse valitud Aivar Pohlak, et Eesti jalgpalli kogukonna koos hoidmine,
kahtlemata saab neid sisukamaid jutupunkte lugeda juba kirjutavast meediast, mida võib-olla veel programmilisest poolest välja tuua, siis ega tegelikult Aivar Pohlak ei salganud, et Klaavani meeskond tõi esile päris häid ideid, mida siis võib-olla endale kõrva taha panna. Aga praeguseks kõik järgnevad 4 aastat kuuluvad Eesti Jalgpalliliidus taas Aivar Pohlaku kui presidendi juhtimise alla.